Tere! Ka mina olen Tartu Ülikooli keemia esimese kursuse doktorant ja ka minule pakub huvis elektrobiostusионisatsiooni uurimine. Homme on laupäev, läheme suure tõenäosusega kõik omale nädalaks sisseostu tegema ja seisame köögiviljaleti ees, vastu vaatavad meile erinevad tomatid. On sellised ideaalsed, punased, ümmargused, säravad tomatid ja siis on need ka mahetomatid, mis on sellised vähe kahvatud, väikse plekiga. Ja tuleb välja, et inimene tahab ikkagi seda ilusat valida, kuigi juba pikemalt räägitakse, et taimekaitsevahendite, et sellist asja saavutada, on vaja kasutada taimekaitsevahendeid ja neid kasutatakse. Et mahetootjad ka üritavad nii-öelda taimekaitsevahenditeta toota, aga tulemus on nii-öelda natukene vähem atraktiivsem kaup. Ja seeläbi siis tahakski nagu teada, et kõik teavad, et taimekaitsevahendid on tervisele kahjulikud, Euroopas on regulatsioonid, millega on nende sisaldused määratud ja kuna asjad on ohtlikud, on need sisaldused, mis on lubatud, väga madalad. Et pidevalt tarbijat kaitsta ja sõeluuringuid läbi viia, on meil vaja ühte tundlikku meetodit. Ja selleks on kõrglahutusvedelik kromatograaf massispektromeetria. Et me võtame nüüd selle oma tomati, laseme blenderist läbi, teeme proovi eeltöötluse ja saame ühe segu, kus on need erinevad komponendid sees. Et nüüd saada aru, mis ained on, selleks oleks vaja justkui üksteisest eraldada. Ja selleks on ideaalne kõrglahutusvedelik kromatograaf, mille analüüsiga me saame ajalise lahutuse ainetest, et saame siin 4. minutil esimese piigi, 8. minutil teise ja 14. minutil kolmanda. Et me oleme juba saanud esimese suure sammu, meil on üks väga keeruline segu, ja nüüd me oleme saanud ajaliselt komponentideks lahti. Aga nüüd me tahaksime ka teada, mis on need ained selle sama piigikese taga. Ja seda siis tuleb appi meil see massispektromeeter, mis on massilaengu suhte järgi võimeline identifitseerima, milliste ainetega on tegu. Ja siis näiteks tavaline tomatianalüüsi võib tulla, et sul on see limidaklopriidi, metiokarbi ja kvinoksveeni. Pia tutvustas meile terminit ionisatsiooni efektiivsus, ehk kui lühidalt kokku võtta, et ainetel on erinevad tundlikkused. Ja seepärast on siis nii-öelda klassikalises lähenemises kalibreerimise meetod. Meil oleks vaja üks tomat analüüsida, selleks me peaksime tegema 6 standardlahust, mõõtma nende intensiivsused, saame kalibratsiooni sirge ja pärast proovi mõõtes saame siit arvutada juba proovi sisalduse, analüüsi sisalduse proovis. Kokku oleme kulutanud 2 tundi 20 minutit. Aga kui me nüüd oskaks seda tundlikkust ennustada, siis meil piisaks ainult sellest, et me mõõdame proovi lahuse, arvutame ja me teamegi tulemust. Ehk ühesõnaga me saaksime meeletu ajalise kokkuhoiu, sellega kaasneksid ka ohtlike kemikaalid nagu metanool või atsetonitriil kokkuhoid ja lisaks, kui me oskame nii-öelda ennustada, siis me saame viia analüüsi läbi olukordades, kus tõesti standardid veel ei ole. Kas nad on liiga ebastabiilsed, ei ole võimalik eraldada või ka nii-öelda on liiga kallid, et analüüsida. Ehk ühesõnaga saame analüüsi aja lühemaks, saame analüüsi odavamaks ja seeläbi saame analüüsi pakkuda laiemale ühiskonnakihile ja kaitsta meie kõiki elanikke. Mina uurin nüüd seal vedelik kromatograafi ja massispektromeetri vahel olevat elektrobiostusионisatsiooni allikat. See on nii-öelda seadeldis, mis vedelast faasist võtab ühendi, paneb talle laengu külge, viib kõrgvaakumisse. Ja nüüd minu huvi või minu katseseeria on läbi viidud väikeste aluseliste ühenditega ja varasemad tulemused mul on näidanud, et keskmise aluselisusega kipub lahusti happelisus ehk siis lahusti pH ionisatsiooni efektiivsust mõjutama. Me tahtsime nüüd kontrollida, kas see efekt on nende 3 ühendile iseloomulik või see on üleüldine trend, et keskmise aluselisusega ühendid on väga tugevalt lahusti pH-s mõjutatud. Ja seejärgi ma valisingi 31 analüüti, mille nii-öelda see aluselisuse väärtus jääb siia lahusti pH vahemikku.
Ja selgus, et me saame ainet siiski 2 jagada. On väga head ioniseerujad, kellel on lahusti pH-st, nende tundlikkus ei muutu. Ja on ka täiesti keskpäraseid või isegi nõrgemapoolse ionisatsiooni efektiivsusega ioniseerujaid, näiteks nagu on 4-nitroaniliin, ka tema ei mõjutu lahusti pH-st. Aga samas on meil, minu valimis oli 15 ühendit, mille puhul me saame niimoodi, et alla pH 3,5 tõuseb ionisatsiooni efektiivsus 2 suurusjärku. Ehk me saame tundlikkuse 100 korda suuremaks. Mis teistpidi tähendab, et me saame mõõta 100 korda madalamaid sisaldusi. Ja meie huvi on jätkuvalt ikkagi välja arendada ennustusmudelit. Me saame aru, et on lahusti efekt ja me tahaksime seda nüüd kvantitatiivselt kirjeldada. Ehk panna mingi numbrilise väärtuse valemisse, mis näitaks meile, et lahusti mõjutab neid ühendeid. Ja selleks siis toimub selline tsüklilistegevus. Meil on nii-öelda see 2D struktuur, mille me oleme joonistanud. Sellele teeme me arvutuskeemilised arvutused ja siis me saame nii-öelda lähenduse, kuidas võiks üks molekul ruumiliselt välja näha, kui ta on selles meie solvendis ehk lahustis. Ja siis COSMO-RS meetodiga saab nüüd vaadata, millised on vastastikmõjud selle analüüdi ja solvendi vahel ja sealt arvutada sellised parameetrid, nagu on polaarsus, polariseeritavus, ühendi ruumala, ühendi pindala. Ja samamoodi nendele ühenditele me suudame mõõta need tundlikkused. Ja kui me nüüd selle statistilise tööriistaga nagu lineaarne diskriminantanalüüs need parameetrid ja mõõtmistulemused kokku paneme, siis me saamegi nii-öelda koostada funktsiooni, mis ennustaks, et kas ühend on pH sõltuv või ühend ei ole pH sõltuv. Ja selgus, et selle funktsioonis on olulised 3 parameetrid, milleks on siis potentsiaalne laengutsentrite arv, polaarsus ja ruumala. Ja antud kombinatsiooniga suutis meie mudel ennustada 80% ühenditest nii-öelda õigesti selle käitumise, kas ta on pH sõltuv või ta on pH sõltumatu. Ühesõnaga, minu töö raames uuritud ühendid jagunevad 2. On pH sõltuvad ühendid, mis on siis nii-öelda keskmise hüdrofoobsusega, ja on pH sõltumatud ühendid, mis on keskmisest suuremad, on kas väga hüdrofoobsed või väga hüdrofiilsed, ehk siis ekstremaalsete väärtustega ühendid käituvad pH sõltumatult. Ja neil on rohkem potentsiaalseid laengutsentereid. Lisaks näitasin, et ühel tavalisel keemilisel analüüsil, kus on uuringu objektiks aluselised ained, on väga mõistlik uurida madalatel pH-del, viia analüüsid madalatel pH-del läbi, sest me saavutame nii 100 korda suurema tundlikkuse. Ja sellega ma ütlemegi, et me oleme jälle ühe sammu lähemal standardainevaba kvantiseerimismudeli koostamisele. Mina tänan.